Tere hommikust, täna on 2. oktoober. Tükene jahe hommik, panin endale jope selga lihtsalt, mitte seepärast, et nii küll ma oleks, et tööle ma ei lähe jopega, aga täiesti hommik on. Me ärkame umbes täpselt kell 7. Just jõin oma hommikukohvi ja nüüd ma mõtlesingi, et ma tulen, enne kui ma hommikusöögi teen, tulen jalutan väikse ringi peale, et vaatan, mis olukord on ja siis on nagu hea minna hommikust sööma, et ülevaade on olemas. Eile oli sükene hullult vinge päev, hea päev, et meil tuli betooniauto ja me saime valatud siis õhtul 4:30 tuli. Ehk siis suhteliselt hilja, mis on kahe otsaga hea asi tegelikult, et saime valatud siis selle madude maja, roomate maja vundamendi. See on päris suur ja sellega oligi see, et ma mõtlesin, et ma ei hakka seda ometi käsitsi valama. Või tõenäoliselt oleks kuidagi hakkama saanud, aga lihtsalt, et säästa aega ja et oleks elu natukene lihtsam, sest päris suur. Ma saan aru, et maapinna peal nagu ei tundu kunagi see asi suur, aga tegelikult see on päris suur ja see on nüüd alt siis soojustatud on ja siis läheb siia see madude roomade maja peale. Krokodillid lähevad käsi sisse. Aga kuna, ma mõtlen, see on sükene, kui suur auto tuleb, siis läheb nagu asi kohe hästi kiirelt, eriti kui seda õhtul hästi kiirelt peale. Ma räägin selle ära, miks see on hea, et ta tuli õhtul. Mulle meeldib sellepärast, et meil on muidu päeval on paabulinud lahti ja õhtuks on juba puutsa magama, hakkavad sättima, siis nad ei tule tuuseldama ja nad on nii uudishimulikud, et siis muidu terve see betoon oleks paabulinu jälgi täis lihtsalt. Et seda ei tekkinud, jumal tänatud. Ehk siis siia läks kuskil 6 kanti läks seda segu siia sisse aga kuna meil on alati see, et mida säästlikumalt seda parem ja et saaks nagu kasutada tervet seda autot ära, et kui palju autosse mahub on ju, siis tellisime nagu täis auto ja siis ülejäänud, mis üle jäi, lasime lihtsalt piikbägidesse, umbes veerand piikbägi täis ja tõstsime avandiga, viisime edasi, sest seguauto meil siia kuskile selle ala peale ei saa, sest see kaalub kõvasti üle 40 tonni, eriti praegu vihmasel ajal. Seega siis oligi see, et me saime valatud ka selle vundamendi, mis seal on. Varsti läheme sinna poole, teeme Zoomile pai, sest ta kuuleb, et ma olen siin. Zoomi, tšau! Zoomi peab minema, et päeval ta kahjuks näha ei ole inimestele, aga öösel ta toimetab siin, on rõõmus ja kui ta kuuleb, et ma tulen, siis tema tahab pai. Ma pärast tulen kaisutan Zoomi. Pärast on kaisutan. On ja? Et Zoomil on vägev puur, ta ikka naudib täiega seda toimetamist siin sees, aga ühesõnaga me saime siis valatud ära tegelikult sellest seguautost selle suure vundamendi, siis selle väiksema vundamendi ja ühe väiksema vundamendi saime poole peale, mis saab täna nagu ära lõpetada. Aga no come on, hommikud on ikka väga ilusad, vaadake seda, päike tuleb läbi selle niisugune udune natukene, väga hommikud on maagilised, rahulikud, vaiksed. Loomahääled on küll, aga inimeste koha pealt vaiksed on, et nagu ilus on. Ühesõnaga saime ära tehtud ka selle vundamendi, see on 5 korda, äkki ta on 2,5 või? 5 korda 2,5 ja see on nüüd selle koha peal, kus kunagi olid meil siis need küülikuaiad on ju väiksed, need esimene loomaaeda, ma ütlesin, aretusaiad olid siin, aga nüüd siia kohta tuleb siis, siia tuleb maja ja siia tuleb kõik suur metallist puurkah kõrge ja siia tulevad siis suured papagoid, ehk siis Ralfu, need tulevad tegelikult siia. Ja sellepärast, et Ralful eriti on komme lõhkuda, saab puidust puuris, ega siia tuleb teha metallpuur ka korralik. Ehk siis see osakond, mis siin on, koos see suumaga seal on metallist raudpuur, siia tuleb leemurite suur raudpuur ja siis siia tuleb siis rauast, mitte nüüd nii suur nagu suumal, aga papagoide puur ka metallist. Et need võrgupaneelid on juba valmis ja värvimisel, et nagu need selles mõttes täitsa see plaan on. Leemuri maja, läheme sisse. Vaatame, kas ma panin korgid sisse tagasi või pannud, või mäleta. Siia tuleb taimer rohele. Aha, panin, näe. Ja siis leemuri maja on saanud endale, ongi see võrk on ainult puudu veel, mis siia panna ja siis nad saaksid sisse kolida. Et tuled, need lähevad siis taimeri pealt, hakkavad minema põlema, nende soojenduslambid, kus nad saavad sööta elektrivalguse päikest
ühte tuleb tõenäoliselt UV-pirn praegu ja ühte tuleb soojendus, kuna neid on ainult 2. Need on ühendatud siis otse selles mõttes sealt arudoosiga kokku ja need saab eraldi sisse välja lülitada sealt lambi küljest ja koos sisse välja lülitada siis siit eraldi lülitist on ju veel. Siia tuleb siis ruuter seina peale, selle ma paigaldan tõenäoliselt täna ja siis tuleb internet ka sisse, siis saab interneti ühenduse ka ja siis saab panna kaamera ja siis te saate neid juba jälgida kaugemalt ka kogu aeg. Vot. Aga segutööd, noh, mõtlengi praegu on plaan selline, et me teeme kõik betoonitööd järjest ära, sellepärast, et enne suuri külmasid, sest ma arvan, et meil on esimene selline natukene härmas hommik, mis tekkis nüüd päikestõusuga just, et öösel ei olnud, öösel oli +2. Me käisime üks päev mandril ja seal oli juba täitsa jääs hommikul, et siin päris nii hullu ei ole. Aga lähme siis vaatame. Tuli siis nõudmine või teade, et ninakarud, kes siin on, see on nende maja tagunen ja eespool, ninakarud keelati ära, näitamine, ehk siis enam me ninakarusid näidata ei tohi. Inimesed ei tohi näha neid, me võime neid pidada kuskil eemal, inimeste silmade alt ära, näidata ei tohi. Loomaaia pealt neid ei ole nüüd ja tuleb siis ninakarud ära viia sealt. Okei, fine. Siis võtsime siit, see on niisugune võsasala oli kõik siin, loomaaia territoorium läheb siit, siin oli võsasala kõik. Ja siis võtsime siit kõik võsa maha, koristasime ära, tõime uue täite peale, kõik tihendaga ära, uue vundamendi valasime, see on nüüd siis käsitsi tehtud segu kõik, uue vundamendi valasime, natuke äärtes silutud, nagu te näha, siis loomaailed on juba sees on ja sellest ma räägingi, et päeval ei saa väga teha, siis muidu igast paabulinud ja koerad ronivad sisse, et silusin need augud osad ära ja siis siia tuleb siis puur neile, uus puur. Nüüd teeme neile tunduvalt suurema puuri, kui neile praegu on. Need samad kivid tulid käsit maa seest päris jõhkrad, aga Avant on võimas ja suudab teha meil päris niisugust vägevat tööd, mida varem ise ei suutnud. Ehk siis siia tuleb siis ninakarude uus maja ja puur, et nad saaksid rõõmsalt elada siis õnnelikult siin, mitte siis inimeste ees enam. Niisugune jaburus on meil praegu. Ja siis siia tuleb maja 3x3, neil on 8 ruutu nõutud ja siis siia tuleb suurem puur. Puuri teeme suurema ja see on tegelikult hästi hea koht, sest see on hästi soe ja päikese ringi koha pealt on see nagu väga meeldiv neile tõenäoliselt ja kuiv koht. Ja siis nad saavad hea koha endale. Lihtsalt kahju, et ongi, et nad nagu tahavad inimese tähelepanu ka, et nad on niisugused süleloomad ka ja tahavad kaisutamist, et selles mõttes on kahju, et nagu läheb selle harjumisega aega, et inimesed nende juurde enam ei saa ja ei tule. Ja selle eest me ise käime kaisutamas neid rohkem tõenäoliselt, et noh, mis sa teed? Võib-olla elu muutub kunagi, võib-olla saavad jälle inimeste ette, et noh, eks me näeme seda, mis ütleme nii, et paberimajanduse ja ülemenetlemise riigi vastu me tõenäoliselt ei saa. Et ma ei oska seda paremini öelda või halvemini, et polegi mõtet. Et jah, põhimõtteliselt siin olemegi. Segutame kõvasti betooni. Täna ma lähen juba puitmaterjali tooma. Ja siis see eelmine kord ma näitasin seda, et ahvimaja uus vundamendi koht tuleb, see on ka valatud juba. Et see on ka valatud juba, aga ka käsitsi. Ehk siis seguautot nii pea jälle ei tule, aga kui niisugune suurem projekt ette võtta, nagu see oli see vundament, siis ma pean tunnistama, et see auto ikkagi on mõistlik. See auto ikkagi on mõistlik. Ma saan aru, et see on kulukam, aga need töötunnid, mis läheksid ja see lihasvalu ja kõik see, ma ei kujuta ette. Ehk siis see on mõistlik. Mingitel hetkedel on mingid asjad mõistlikud osta sisse lihtsalt. Aga ega see ei ole niimoodi, et siis tuleb segu auto, siis me lihtsalt ise laseme siin sisse, et nagu neid põrandamehi, kes nagu selle ise laiali lähevad, seda asja me ei telli. Et lihtsalt auto koos betooniga ja ühe mehega, kes lasi toru välja. Ma ei ole enne näinud seda, et see suure poomiga tuleb kaugelt. See oli 32 meetrit nagu lasi meile vägev. Surikaadid ongi beebid. Eelmine kord mõtlesin, et tõenäoliselt tulevad uued beebid. Surikaadid ongi uued beebid. Praegu on neid 3 tükki. Ma loodan, et need on praegu seal sees, sest hommik on jahe. Sees on neil soojalamp ripub ja selles mõttes on vägev, et loomad tunnevad ennast hästi.
Siukene väikene ülevaade hommikul siin. Aha, ja ma mõtlesin, hakkan juba lõpetama, aga tegelikult me oleme jõudnud selle sama tee-ehitusega ka. Üks päev, terve päev oli meil Aivoga tee-ehitus ja kui ma varem ütles, me oleme kuskil Bonitaia taga oma killustiku teega, siis nüüd oleme jõudnud juba sinna taha välja, nii et väikene jupp, ma arvan, mingi 20-30 meetrit on teha veel, et kokku jõuaks sealt. Et me oleme teega jõudnud ka päris kaugele. Et selle teeme ka lähiajal ära, aga praegu on hästi kiire selle ninakaru uue puuriga, sest selle kuu aja jooksul tuleb nagu teha uus. Et siukene kuu aega anti aega meile. Võt, Summi, kus läheb? Summi. Ühesõnaga Summa, ma tulen varsti kaisutama ja siis sa lähed päevaks jälle siit ära, aga õhtul sa saad juba tagasi, alates kella 6 sa saad juba jälle joosta siin, nii kuidas jaksad. Summa kaifib täiega. Ta on nii nunnu. Võt, te olge tublid. Ikkagi share'ime, like'ime, jagame, proovime teha videosid ka, üritan teid kursis hoida ja ma arvan, et me oleme ka alles täiesti alguses. Vinge tegemine on alles ees, nii et läheb põnevaks. Ei muud, tšau!